oleme jõudnud praami peale. Vahepeal käisin kassi kakavahetus ja nüüd sõidan lumileed ja siis edasi. Oleme jõudnud vahepeal Lätti, teeme WC peatuse. Ma ei sellest eespidi peanata. Oleme siin Hesburger, Neste. Siis hakkame edasi sõitma. Sõita on veel mingi 3 tundi ja 32 minutit. Et going strong. Kass peab ka vastu. Lapsed magavad veel. Vast ärkab ilmselt ülesse. Ja meie päev on möödati. Eks järgmises kohas järgmine videoklipp. Siin hakkas päev juba õhtusse jõudma ja oli juba õhtu ning jõudsime enda Poola sihtkohta. Käisime ostupoest läbi ja siin on ka näha meie ööbimispaika. Oleme jõudnud enda ööbimispaika ja oleme läbinud peaaegu 1000 kilomeetrit. Autosügid läks hästi. Lapsed olid ja vaatame, kuidas homme läheb. Päev 2 ja alustame enda sõitu. Muidugi peame pause ka, sest et lastel on vaja mähkmeevahetust ja kõike ja ka pean nimetama lumileedsega. Let's see, kuidas läheb tänane päev. Praegu oleme Poola tanklas, tangime ja paneme paar asja paika, sest et meil üks seljakott on nii täis on kõik, et pole kuskil istuda ega astuda. Saime kassi ka täna paremasse kohta. Tal on vähemalt otsevaade Saksamaale. Päev läbi. Jõudsime hotelli Prantsusmaale, Lyonisse. Tänane päev möödus õnneks paremini. Eile oli nagu lastega väga hull, aga täna oli parem. Saime vähem peatust teha, jõudsime kauem sõita. Homme on lühikesem päev, mingi 5,5 tundi sõitmist. Loodame ka siis peavad lapsed ilusti vastu. Aga tee oli selline, et nägi igat aasta aega ära. Ja ausalt öeldes väga ilusad nagu need mäed olid. Homseks sihtpunktiks on Lorette Mar. Seesama koht, kus me käisime esimest korda reisil. Nii et Desire saab ka minna ja näha seda kohta, kus ta oli minuga kaasas, kui ta oli mu kõhus. Aga homme lähme sinna, et väga äge, ma olen oodanud väga kaua sinna minemist. Ja ma olen väga õnnelik, et me lähme homme sinna. Sest et I like this place.
Siin me jõudsime Lorette Mari ja siin on vaade meie hotellijoonest ja siin on juba, kus läksime sööma. Ja Desire maiustab. Mida sa teed? Järgmine päev võtsime ka endale ette Alicante suuna, kuna olime nii väsinud ja mõtlesime veel ööbida ühes kohas, mis oli ka tore, sest oleme ka seal reisil käinud. Esine vaateid hotellist ja hotellis oli palju kiisusid. Sellest järgmine päev suundusime enda lõppsihtpunkti ehk siis Fuengiroolasse, siin on veel vaateid. Ja õhtupoole jõudsimegi enda nii-öelda kuuajasesse koju. Et nüüd oleme juba olnud siin 6 aega kohe ja kolime järgmisesse kohta, siia lähedale muidugi. Aga jah, lõpp läks natukene kiireks, aga järgmises osas räägime juba, mis me siin oleme 6 aega teinud ja mis me oleme avastanud ja ka muid selliseid poehindu ja võrdlemisi. Ja et näeme järgmises videos. Bye!